Hei, kaasaegne naine. Sina, kes sa tegelikult oled väga tark, arukas, teadlik, aga samas ka veidi ambitsioonikas, või isegi natukene palju. Sest sa tead, et sinu sees on midagi enamat. Sa oled mõeldud millekski enamaks. Aga aeg-ajalt vahepeal tunned, et sa oled justkui kinni mingisuguse kasti sees. Tahaks sealt välja, tahaks rohkemat, tahaks oma tiibu sirutada. Nii et tere tulemast siia kaasaegse naise podcasti, mille eesmärk ongi võib-olla anda selline väike mõnus särts ja sütitus selleks, et sina saaksid oma elus teha teistsuguseid valikuid ja otsuseid, sest edu on otsus. Ja igal suvalisel ajahetkel oma elus sa saad otsustada olla parem versioon iseendast. Aga täna räägime sellest, et miks selline eneseabi tarbimine tegelikult ei vii püsivate ja reaalsete muudatusteni ja muutusteni sinu elus. See on justkui selline hetk, kus sa saad aru, et sa tegelikult ei vaja uut infot, vaid vajad uut standardit. Ja minu enda lugu oli suures osas 2024 suvel. Ma olin oma abikaasaga Montenegros reisil. Kahekesi, ilma lasteta. Super, imelised, päikselised, soojad ilmad. Ja me tarbisime seal palju alkoholi, sest me olime kahekesi ühest kohvikust teise, et küll mõlu, mõnus, hea. Ja nii olime nädal aega. Ja see oli olnud üldse minu jaoks selline keeruline suvi, sest ma oma arust nagu liikusin palju, tegin mingeid asju, aga mu kehakaal oli järjest tõusnud. Viimase 6 kuuga ma olin juurde võtnud 10 kilo ja see nüüd seisis seal. Ta nagu ei tulnud enam juurde, aga ta ei läinud ära ka. Ja siin võib rääkida mida iganes, eks ju, eelmenopausist, hormoonidest, mida iganes meie naiste kehas toimub. Mul ei ole fakte ega teadmisi, aga midagi siis igal juhul toimus. See võis olla ka ja stress, läbipõlemine, see, et ma olin oma töö juures õnnetu, tundsin ennast natukene nagu lihtsalt tühi lahter Excelis. Minu veebikoolitusäri käis väga lainetena ja sõltus hästi palju minu enda motivatsioonist tegutseda. Ja tõesti, see oli selline hetk, kus ma lihtsalt tundsin, et midagi mu elus peab muutuma. Ja ma tahtsin seda muudatust teha nüüd ja kohe ja praegu. Ja ainuke asi, mis ma sain teha selle reisi viimasel päeval oli see, et ma ütlesin seda, et ei alkoholile, et ma enam ei joo. Me jõudsime tagasi Eestisse, me läksime ka Tallinna vanalinnas välja ja kui muidu võtaks mõne kokteili või midagi, siis mina tellisin sidrunivett. Fancy sidrunivesi. Ja kõik see alguses tunduski väga imelik ja ma mõtlesin, et kuhu see nüüd edasi viib. Aga see oli vajalik esimene samm, et ma lihtsalt ei ootaks, et asjad lähevad paremaks, et ma lihtsalt tarbin mingisugust infot, ma reaalselt pean hakkama midagi muutma. See oli see hetk, kus ma ei vaja rohkem infot, kuidas ja mida, et missugused imelised dieedid, missugused harjutuste programmid on, vaid ma lihtsalt vajasin oma ellu uut standardit. Ja see tol hetkel oli nii väike, et ma lihtsalt ei tarbi alkoholi. Hiljem, 6 aega hiljem, see oli siis 38. sünnipäeval, ma käisin ka esimest korda jõusaalis treeneriga kohtumas, et sealt hakkasin ma looma oma ellu uusi standardeid.
Ja mingil hetkel tõesti probleem ei ole selles, et sa ei tea, mida teha. Me kõik teame, see info on meil olemas. Probleem on selles, et sa ei tee seda. Ja nendel hetkedel, kui sa just ei viitsi, sul pole motivatsiooni, sul pole tahtmist. Ja nii paljud inimesed, kes on minuga väljakutsetel käinud ja võib-olla selles kaasaegse naise Facebooki grupis jälgivad seda sarja 52 lugu 52 nädalaga, kus ma räägin sellest, et motivatsioon ei tööta. Motivatsioon on väga-väga ebastabiilne asi, mille najal hakata mingite asjadega pihta. Väga tihti on need inimesed, kes aasta alguses mõtlevad, uus aasta, uus mina, let's go. Hakkame paremini toituma, hakkame rohkem liigutama, hakkame rohkem raamatuid lugema, hakkame päriselt oma ettevõtet nagu ehitama. Ja siis on jaanuari teine pool. Need spordiklubid, jõusaalid on tühjad, sinu toidulauale on tulnud tagasi need vanad road ja mis veel hullem, võib-olla sul tulevad juurde jaanuari lõpuks, veebruariks juba uued halvad harjumused. Võib-olla sa tunned ennast juba veidi nagu läbi kukkununa, sest sa võtsid ju endale eesmärgi, mida sa ei täitnud. Ma nüüd haaran selle šokolaadi või kommi, selle krõpsupaki, jään diivanile istuma. Bridgetoni 4. hooaeg ja 4. hooaja ja 4 esimest osa tulid välja. Ma vaatan neid ja unustan ära kõik muu, mis mul ennem oli. Ja siinkohal võib kõlada see, et motivatsioon ei tööta, aga distsipliin, issand, nagu me oleks kuskil sõjaväes, et see distsipliin kui sõna või mõte, see kõlab nagu nii halvasti. Aga see on täpselt see koht, mis päästab meid välja sellest kohast, kust me tunneme, et me oleme kasti sees, me oleme piiratud, me ei saa kasutada oma täit potentsiaali. Ja nii oluline on see, et mis siis on distsipliin ja järjepidevus, on ju eelkõige see, et ise endale antud lubaduste järjepidev pidamine. Et sa annad endale lubaduse, teed otsuse, edu on otsus ja jääd selle juurde, isegi siis, kui emotsioonid käivad üles-alla Ameerika mägedel. Et selline enda otsustele kindlaks jäämine on, ma võiks öelda, et selline vaimne sitkus. Just lugesin ühte raamatut, mille nimi oli Mental Toughness, et see ongi selline vaimne sitkuks, kui eesti keelde tõlkida. Ja nüüd üldse, kui jõuda selle vaimse sitkuseni, siis mis mind üldse ajandas seda podcasti osa salvestada, algas kõigepealt sellest, et ma lugesin ühte raamatut, mis on Tim Grover, Relentless, mis räägib sellest, et heast suurepäraseks ja siis suurepärasest pidurdamatuks, peatamatuks. Ja selle idee on eelkõige see, et selleks, et olla tipptasemel sina, parim võimalik versioon iseendast, sul ei ole selleks vaja iseloomu, tahtejõudu nagu et willpower, vaid sa pead päriselt muutma oma identiteeti. Et kui me tahame päriselt saavutada muudatusi, mitte lihtsalt mingisugune järgmine kursus, järgmine programm, järgmine raamat, järgmine podcast, vaid päriselt, et midagi minu elus täna, nüüd ja kohe ja praegu hakkaks muutuma, see peab algama sinu identiteedist. Sellest, et sa ei ürita enam, vaid sa oledki see inimene, sa oledki see võimas kaasaegne naine, kes lihtsalt teeb. Ma suudan, ma saan, ma väärin seda. Ja kui sa mõtled nagu endale ja sellele, kus sina täna oma elus elad, et kas sa elad praegu oma väärtuste järgi, oma mingisuguste heade, kõrgete standardite järgi või lihtsalt oma tujude järgi? Mille järgi sa elad?
Ja ärge saage must valesti aru. Naisena, eks ju, meil on menstruatsioonitsükkel ja see mõjutab meie hormoone ja meie nii-öelda tujusid. Aga see ei ole vabandus, et ühte või teist või kolmandat asja teha, oma elu standardites alla lasta. Pigem on see, et olla lihtsalt teadlik, kuidas mu tsükkel toimib, mis nädalatel ma saan teha loomingulisemaid asju, mis tsükli etapis ma tahaks olla lihtsalt teki all peidus, eks ju. Aga ma endiselt, mu standard on see, et ma lähen ja teen ära. Kõige parem näide naiste puhul on, eks ju, see jõusaali trennid, et sa ei saa treenida jõusaalis ka selle tsükli jooksul kogu aeg ühte ja samamoodi, sest sul ei ole samasugu nagu ühtne see hormoonide tase, enesetunde tase, et sa peadki aru saama, et ühel tsükli etapis sa oled see, kus sa oled nagu power woman. Pange mulle raskust juurde, let's go! Ja mõnel tsükli etapis oled sa selles kohas, kus sa tunned, et teeks miinimumprogrammi lihtsalt ära. Aga sinu standard on see, et sa oled naine, kes käib jõusaalis. Sa oled naine, kes peab endale antud lubadusi. Sa oled naine, kes hoolitseb oma vaimse tervisest, eelkõige vaimse tervisest, sest liigutamine on vaimse tervise alus. Siis sa teed ära need asjad. Aga see, et sa oled ka kaasaegne naine, see tähendab ka seda, et sul on väga-väga kõrge potentsiaal. Et me justkui oleme pannud enda elusse, ma tahan rääkida klaaslagedest, et me oleme väga suure potentsiaaliga, aga me oleme pannud endale mingisuguse lae, millest edasi me justkui ei saa, ei suuda, ei taha või natuke tahaks, aga kuidagi ei tea, kuidas saad. Ja see tuleb sellepärast, et sa oled lihtsalt nii arukas ja hea, et sa oskad endale väga hästi põhjendada, et praegu pole õige aeg. Praegu mu lapsed on haiged selles vanuses, selles eas. Mu suhe võib-olla praegu vajab rohkem tähelepanu, ta on veidi kriisis. Mu tööl on nii kiire aeg, no need tähtajad, need aruanded. Ja kui ma praegu alustan, siis sa väga hästi põhjendad endale ära, et miks ei ole sisse see õige aeg. Ja siit ma jõuan oma selle teise raamatuni, mis The Book of Mental Toughness. Andy Frisella on selle autor siis. Ja see nii naljakas, et kõigepealt ma jõudsin sinna Tim Groveri raamatuni. Ja siis, kui ma Andy raamatut hakkasin lugema, siis eessõna on kirjutanud seesama Tim Grover ja Timmi raamat on bestseller sellepärast, et Andy hakkas tema raamatut soovitama. Et väga huvitav selline tähelepanek siit. Aga see raamat on nagu väga äge, et kui sa oled naine, kes tahab oma elus, tõesti, sa tead, et sa oled enamaks ja rohkemaks võimeline, siis see raamat nii hästi seletab ära. Vaimne tugevus, see mental toughness ei ole kuidagi suga sünniga kaasa antud. Mitte kellegile meil ei ole see sünniga, emapiimaga kaasa antud. Et see vaimne südikus, vaimne vastupanu, vaimne võimekus on midagi, mis on nagu selline lihas. Ja kui ma hästi armastan jõusaali näiteid tuua, siis see ongi ju, sa käid jõusaalis trennis, sa hakkad oma lihast treenima. Ja see lihase treenimine toimub sellega, et sa osutad talle vastupanu, et raskustega, hantlitega, mingite harjutustega. Ja ainult lihas saab ainult siis kasvada, kui me talle seda vastupanu osutame, anname talle võimalused. Ja ma nii palju nagu olen kogu aeg mõelnud selle peale, et kui ma saan mingid head harjumused endale. See raamat väga hästi räägib sellest, miks talle ei meeldi sõna harjumus. Et harjumused on tõesti nagu midagi, mis on meie osa.
vaid ta räägib pigem nendest rutiinidest. Et see, et sa teed täna kehvasid toiduvalikuid, sa liigud vähe, sa prokrastineerid, lükkad edasi oma ettevõtte kasvatamist, see ei ole sellest, et sul mingisugused halvad harjumused on, need on rutiinid. Need on rutiinid, sinu igapäevased rutiinid, mis sa oled endale sisse kodeerinud ja neid rutiine on võimalik ümber muuta. Ja see on see koht, kus ka mina olen taibanud, et midagi saab teistmoodi teha. Et asi ei ole selles, et kui palju ma nüüd rohkem kõnnin või jõusaalis käin vaid kuidas ma saan seda oma vaimset võimekust treenida, et ükskõik, mis mul elus ette tuleb, ma olen unstoppable, pidurdamatu. Ja Andy siis on kokku pannud sellise väljakutse, mille nimi on 75 hard. Ja see ei ole, kui ma ei teadnud selle kontseptsioonist suurt midagi, ma olin kuulnud, et 75 hard on nagu olemas kontseptsioonina, et see tundub mingi väga õudne ja raske asi, siis tegelikult see absoluutselt ei ole mingisugune fitness väljakutse. See ei ole ka mingisugune motivatsiooniprogramm, et see on väljakutse 75 päeva, mis näitab ära, kus sa ise ennast saboteerid, kus sa ennast petad, kus sa endale antud lubadusi päriselt ei pea. Ja väga tihti me selliste kaasaegsete ägedate naistena, võimekate naistena lubame endale vähem, kui me võib-olla teistelt ootame. Ja me peame ennast tugevaks, päriselt, me peame ennast tugevaks. Yes, I can, I will. Aga samas me natuke nagu väldime ebamugavust. Ja see väljakutse, see raamat on kõik sellest, et vaimne sitkus ei tule sellest, mida sa endale ütled. See tuleb sellest, mida sa teed siis, kui mitte keegi teine ei vaata. Ja see 75 päeva väljakutset, see hõlmab endas 5 tegevust. Mida sa siis pead tegema 75 päeva järjest? Ja mul on täiega plaan see väljakutse läbi teha. Ja ma väga hästi räägin oma klientidele, ma tean seda, et parim aeg alustada oli, eks ju, eile. Teine parim aeg on täna. Aga täna ma olen nii excited sellest, kuid ma tean ka seda, et see on üks lugu, mida ma oma peas taaskord võin rääkida endale, on see, et ma lähen oma perega 8 nädalaks Portugali reisile. Ja kuna number 1 samm on seal see, et vali endale üks toitumisprogramm, mingisugune dieet, mingid põhimõtted, mida sa 75 päeva jälgid ilma igasuguste nende cheat day'de või cheat meal'ideta, et need hetked, kus sa võid ükskõik mida ja ükskõik kus süüa, siis ma lihtsalt tean, et ma armastan oma elu, see on üks kord aastas vähemalt, kus me käime niimoodi perega reisil ja see on see koht, kus ma tean, et jah, kui ma väga tahaks, ma suudaks neid põhimõtteid rangelt jälgida ka reisil olles, aga see on see koht, kus ma võtan isikliku vastutuse ja ütlen, et ma ei taha. Seega, kui sa tahad alustada selle 75 väljakutsega nüüd ja praegu, go for it. Kui sa tahad seda teha kellegagi koos, siis mina olen valmis pardale hüppama ja seda alustama 9. märtsist. Ja ma teen selle kohta sellise väikese kogukonna, kes iganes tunneb, et ta tahaks kaasa tulla ja 75 päeva teeme ära. No, et mõte on see,
et sa jälgid neid 5 põhimõtet 75 päeva järjest, no matter what, sest niipea, kui sa 1 päeva libastud, siis algab see sinu 75 päeva otsast peale. Ja üks asi on see, et jah, eks väljakutse, tahaks tõestada endale midagi. Teine asi on see, et ma näen seda, et kui ma teen 75 päeva järjest seda väljakutset, siis minu standardid, mis on praegu juba kõrged, on veel kõrgemad. Ja kaasaegse naisena, ambitsioonika naisena, see on minu kohustus ja ülesanne oma standardeid tõsta. Mitte jääda sinna mugavustsooni istuma ja passima, vaid kasvada, areneda, liikuda edasi ilma igasuguste mingite vabandusteta ja nende tarkade, arukate põhjendusteta, mida me võime vahel endale nii hästi rääkida. Ja justkui see reis võiks olla üks arukatest põhjendutest, aga siiski. 9. märtsist Annika stardib 75 päevase väljakutsega. Ja kui sa tahad olla sellel teel, siis ilmselgelt ma jagan sulle täpselt seda, mis siin, kui sa tunned, et sa ei taha inglisekeelses selles inforuumis orienteeruda või see raamatu tellimine näiteks, et seda Amazonis või kuskile müüda, et sa pead sealt Andy enda lehelt tellima, siis shipping oli 49.95, et shipping oli 2 korda kallim kui raamat ise oli seal $20 midagi. Ja siis pidid tollideklaratsiooni tegema, tollimaksuga veel maksma, nii et kui sa ei taha seda ette võtta, tule lihtsalt osale minuga väljakutses, ma räägin sulle, mis on need põhimõtted, miks midagi teeme, sest ma teen selle endale nii selgeks, et ma kutsungi sellepärast sind oma teekonnale kaasa, et ma ei tee seda sellepärast, et siis kui on rohkem inimesi, siis kuidagi sa teed paremini. Ei, see on sinu isiklik vaimse sitkuse väljakutse. Sa ei tee seda kellegi teise jaoks. Sa teed sellepärast, et sa tead, et sina väärid rohkemat. Sinu standardid vajavad tõstmist. Ja nii äge on teha seda üheskoos. Naised, kes ei vaja lihtsalt rohkem lubadusi, vaid sa lihtsalt vajad seda, et sa usaldaksid rohkem iseennast ja päriselt hakkaksid tegutsema. Ja see enesekindlus ei teki lihtsalt sellest, et me mõtleme mingeid asju. See tekib sellest, kui me korduvalt tõestame endale, et kui ma midagi ette võtan, ma teen need asjad ära. Ja Andy räägib palju sellest, et väga paljud inimesed alustavad selle väljakutsega ja siis nad teevad seda, nad ei lõpeta seda. Nad ei lõpeta seda ka 2., 4., 6. korral. Vahel see võtab mingi 7-8 korda. Ja siis, kui see inimene selle väljakutse lõpuks on läbi teinud, siis tema elu on ka muutunud. Nii et miks mitte, mis meil siin tuli, kes on tulihobuse aastal, panna sellele uuele tsüklile, millest kõik räägivad, eks ju, selline äge start, et ma tõstan oma standardeid järgmiseks tsükliks või kuidas me tahame seda nimetada. Ja ma ei lepi keskpärasusega. Ma tean ju, et ma olen enamaks võimeline ja suuteline. No siis teeme ära. Sest mugavus on sinu kui kaasaegse naise kõige suurem vaenlane. Ja see 75-päevane väljakutse on eelkõige sellest, et sind sealt mugavustsoonist välja tuua. Ja kui sa oma vaimset sitkust treenid, kõik muu, mis elu sulle ette toob, on lihtsalt lapsemäng. Seega, kui sa oled pardal, tule, lähme koos. Ja kui sa tead, et keegi teine võiks ka selle väljakutsega liituda, jaga seda. Nii et lähme.
teeme ära. Edu on otsus. Ja igal suvalisel ajahetkel oma elus sa saad otsustada olla parem versioon iseendast. Läksime